okei, kuule, aga loome väikese ruumi lihtsalt ja eeskätt tänulikkuses. et et sa oled mul selline sõber ja tõesti, mul on hea meel öelda ka mentor praeguses hetkes väga mitmes vallas ja seda on huvitav tõdeda, et vahetevahel, kui ma teen midagi a la vaatan peeglisse ja teen mingisuguseid hommikurutiine, siis see tuleb mulle meelde. Ja mul on hea meel, et mul on silme ees keegi nagu eeskuju või kelle poole keda ma saan sellisel viisil tõdeda. Ja et ta on ka lähedane inimene, et mul on nagu selles suhtes hästi või eeskätt sellepärast on hea meel. Et muidu tavaliselt ütleme, mentorid või sellised eeskujud on kusagil kaugel, võib-olla üle ookeani üldse, on ju. Et on Eestis keegi siin sellisel viisil võtta ja sa ise nagu tutvustad või kutsud ennast teadlikkuse mentoriks. Ma täna kindlasti sooviksin natukene ka sellel teemal sinuga suhelda, et mida see tähendab. Kuid minu esmane fookus või soov seda tähelepanu juhtida ja hoida on paastumisel ja mis võib paastumisega kaasneda. Sest ma ise läbisin alles hiljuti ühe sellise pikemaajalise paastu, ma ei ole midagi sellist varem teinud ja need, ütleme, tundmused ja aistingud ja ka teadmised, mis saabusid, olid päris esmaklassilised. Ja kuna ma tean, et sina oled paastumisega juba pikemat aega tegelenud, siis ma sel põhjusel sind ka siia nii-öelda intervjueeritavaks hea meelega kutsusin, et sa saaksid jagada oma teadmisi ja võib-olla üldse ka nägemust nagu nii teadlikkusest kui paastumisest ja kuidas nad käsikäes käivad või toimivad. Aga esmalt tere tulemast. Tere Rõõmsalt. minu poolt ja suur Rõõm. tänu, et sa kutsusid mind siia saatesse või sellesse podcast'i või kuidas seda nimetad? Tead, ma isegi ei tea. Nimetame saade. et Saade. et, äh, et vahest on lihtsalt vahva intervjueerida ühest küljest, aga teisest küljest lihtsalt mõtteid vahetada ja minul endal selles valdkonnas on teadmised suht kesised, et okei, ma olen nagu jala sisse või nii-öelda varbad sisse pannud ja midagi ära proovinud enda jaoks, aga nagu ma aru saan, nii palju, kui ma lugenud olen või kuulnud olen, ta on ikkagi selline elupõline praktika eeskätt, kui me räägime paastumisest ja kõikidest nendest nagu kaasnevatest efektidest, eks. Ja sinuga vesteldes siis mulle jäi meelde, et sa vist oma esimese paastu tegid aastal 2018, oli nii? Noh, tegelikult ma olin ikkagi varem ka paaste teinud, aga mitte teadlikult. Et isegi varasemas elus selliseid veepaaste 1-2 päevased ma ikkagi tegin. Mitte tihti ja pigem see oli ikkagi mingi tagajärg, kui tundsid juba kehvemaks minema. Ja, aga noh, ma tegelikult ikka, kui ma olen keha eest, olen ikkagi eluaja jooksul ikkagi päris palju tähelepanu pannud ja hoolitsenud. Ma isegi aastal 2000 või enne seda isegi lugesin läbi sellise raamatu nagu kuidas seda nimetada, tüübid või kuidas seda täpselt nimetada, ei tulegi täpselt meelde. Ehk siis Veregrupi. veregruppide tüübid nagu jah. Mhm. Ja ma lugesin selle läbi, ma olin suht noor siis alles ja seal kirjutas, ma teadsin, et ma olen A-grupp ja seal kirjutas sellest, et mina pigem olen taimetoitlane oma olemuselt, kuna meil on erinevad seedekulglad, siis minu kulglad on nagu loodud minu kehas nii, et ta sobib hästi nagu taimetoitluseks, siis selline maaharija ja ma olen seda nagu päris palju jälginud, sest juhtus midagi sellist, et kui ma varasemalt ka ettevõtlusega tegelesin, siis ebateadlikult siis sõid kõike, mida siis sisse, mida nagu ette jäi. Sageli mingid, läksid sööklasse, sõid mingi suure portsu mingi sealiha ära ja hapukapsast. Ja üsna sageli jäin nagu kontoris nagu magama laua äärde ja ma ei teadnud, miks. Ja noh, mõtlesidki, et see ongi normaalne, et teistel on ka. No, paljud ütlesid, et ei ole sellist asja, siis ma hakkasin uurima ja siis tuligi välja, et liha on minu seedekulglas selline nädalane projekt. Kui sa sööd seda, ta nagu lõpuks välja läheb. Vahepeal roiskub seal ja teeb mida iganes, eks. Et see on ka põhjus, mille pärast ta võtab väga palju täna energiat, sest kogu see seedimissüsteem võtab energiat ja sellepärast ma ära väsisingi. Ja kui ma hakkasin nagu loobuma vaikselt lihast üldse, et ma praegult võin küll öelda, et ma ei ole nagu sealiha söönud küll nagu praktiliselt pool oma elust.
et ma olen täna, see aasta saan 54, siis ma arvan, üle 25 aasta ma ei ole sealiha söönud. Loomaliha ma olen pigem mingi 10 aastat ei ole söönud võib-olla või natuke rohkem ja mida ma täna ikkagi endiselt söön, on tegelikult on kala, sest kala sobib mulle. aga ma nägin siis sellist asja, et kui ma selle liha nagu jätsin enda menüüst välja, mis ei tähenda, et kellegi teisele see just võiks sobida, sest ma tean, mu naisel tegelikult on 0 veregrupp ja tal just liha väga hästi sobib, siis mul hakkas nagu energiat üle jääma. Et see oli nagu üks teadlik otsus juba minevikus tegelikult, mis ma siis valisin, et ma hakkasin nagu lihast lahti laskma. Ja see on suures pildis väga hästi mõjunud tegelikult, et eks igaüks peab ise tunnetama, et kui sa, toit peaks nagu energiat andma, et kui peale toitumist oled väsinud, siis midagi on valesti, see on nagu põhisõnum. täitsa nõus, täitsa nõus, ma olen ise sarnaseid tendentse tunnetanud ja tajunud ja noh, minu arvates üks koht ka, mis näitab selgesti ära, on siis väljaheide, et kui väljaheide enam ei moodustu noh, nii-öelda strukturaalselt niisugune korralik junn on ju, siis on midagi ei toimi hästi ja minul lihaga näiteks noh, mul lööb nagu ütleme, mitte kõhu otseselt lahti, aga väljaheide enam ei ole see, et lisaks siis kõikidele muudele tunnustele ja tundmustele. No lihast me võime tegelikult rääkida palju ja rohkem ka, aga ma arvan, et selle tänase võiks hoopis suunata siis rohkem selle paastumise poole, et seda on päris huvitav kuulata, et sa juba kuidagi siis intuitiivselt tegelikult tegid neid veepaaste juba varasemalt, aga mis siis sind viis nagu paastumisse sisse teadlikumalt või mis põhjusel sa seda uurima hakkasid? no ikkagi see tegelikult, et ei tundnud kehas ennast väga hästi ikkagi, sageli olid mingid viirused, energia oli madal, halb oli olla. no põhiasi ikkagi see, et tegelikult jah, et ma märkasin, et ma olen üsna tihti, olin varasemalt ikkagi 2-3 korda aastas ikkagi mingis viiruses või midagi sellist. ja see hakkas nagu, kui ma tegelesin juba aastal 2008, ma hakkasin tegelema enesearenguga ja teed mingeid praktikaid, näiteks joogat, siis on hästi ebamugav, kui nina tilgub kogu aeg ja eriti ebamugav oli siis see, kui hakkasin gruppidele joogat tegema. Ja siis tatistad seal ees. Ja siis ma nagu ütlesingi, et see ei ole ju normaalne, et see ei ole normaalne olek minu puhul. Ja see tuli selliselt nähtavaks, et eks see oli ka mingi hirm. Tegelikult ma nägin sellise asja, huvitava asja läbi, et mul tegelikult ma ei jäänud lihtsalt nagu haigeks või isegi tervisest, aga mul oli mingi huvitav programm, et mul oli hirm, et kui keegi näiteks on minu läheduses või minu ruumis, siis mul tekkis kohe hirm, et äkki ma jään ka haigeks. Ja siis juhtus midagi sellist, et 2-3 päeva läks mööda ja siis õhtul tundsin öösel, et kurk oli valus. Ja ma ei julgenud seda ka nagu eriti nagu nähtavaks tuua, siis see tundus kuidagi, et siis oled nagu nõrk ja et kõvad vennad käivad ikkagi umbes lumes püherdamas nagu ja ma ei tea, mida iganes, eks. Ja siis 2018 jah, oli selline asi, et ma tegin meeste laagrit, väelaagrit Muhu saare peal ja käisime saunas ja siis pooled vennad läksid nagu õue siis püherdama lume sisse ja mul tõmbas nagu räigselt hirmu üles, et äkki ma lähen ja ma jään haigeks, eriti veel siis, kui lood mingisugust laagrit ja siis kukud nagu eest ära. Ja ma ei suutnud seda nagu, teadlikkus oli ikkagi nii kõrge juba, et ma ei suutnud seda nagu ära peita, vaid ma tõin nagu ringi sisse, et mul on tohutu hirm haigeks jääda ja te aitasite aktiveerida mul seda. Ja ma mäletan nii hästi jah, et siis kõik hakkas muutuma, et ma ütlesin ka, et ma hetkel nii ei soovi edasi minna, sest viimane kord, kui ma haige olin, niinimetatud, see vist oli 2017, niisugune tõsisem viirus oli, et istusid jälle seal kuskil tatt jooksis ja midagi teha ei saanud ja energia oli täiesti nagu maasse. Siis ma nagu vihastasin tegelikult selle peale, nagu, et see vihastamine oli üldse halb minu puhul, et kui ma vihastan ikka korralikult, siis midagi lendab õhku. Ma tundsin see hetk, ma lasin selle programmi seal nagu täiega õhku, et perse küll aitab nüüd, et kaua ma selle jamaga nüüd käin, eks. Ja siis järgmine samm oligi siis seal meeste laagris, tõin selle nähtavaks ja see oli minu jaoks tohutu ületus, sellepärast ma ei julgenud rääkida, et mul on hirm haigeks jääda. Ja kui ma selle välja rääkisin, siis ma tundsin, et midagi nagu muutus ja siis hakkas hästi huvitav asi tulema, et hakkas mulle tohutult infot tulema sisse paastumiste kohta, eriti külmapraktikate kohta, üldse tervisliku toitumise kohta, et sellist infot hakkas igalt poolt sisse laadima nagu.
lugemiseks lihtsalt ja siis ma otsustasin, et mida iganes, et ma tahan lihtsalt näha, mis on tõde. Ja sealt sai see ka kehapuhastus tegelikult suurema alguse, sest ma tegelikult teadsin ju, mu varasem elu ei olnud mingi meelakkumine ikkagi, et kõvasti sai ikka pummeldatud ja igasuguseid asju tarbitud ja enne seda ka ju ma olin noh, kõva mees ka selles osas ikkagi, et kui midagi ikkagi natukene pea valutas, siis viskasin kohe kommi sisse mingi tabletikese. Et uhkustasin, et mul on kõik ravimid olemas ja et no, see keha oli nagu saanud hirmsasti vatti just selliste niisuguste noh, mürkainetega, mida tegelikult ei tohiks nagu nii tarbida. Ja ma teadsin, et seda on vaja nüüd muutma hakata ja see oli üks põhjus, mis ma nagu hakkasin teadlikult uurima, endale selgeks tegema, mis asi see paastumine üldse tähendab, lugema. Sest noh, kõige parem näide ongi see, et kui keha on nagu meil selline selles teaduses nagu kosmoselaev, siis kui tihti ma siis käin selle vahepeal siis hoolitsemas selle oma selle kosmoselaeva eest, et autot me küll käime, kui esimene seal number juba vilkuma hakkab, siis on kohe teenindusaeg kirjas nagu, eks. Keha nagu teemad nagu see, küll aega on. Ja siis ma sain aru, et aga mis siis, kui see just vastupidi on, et tegelikult see on kõige tähtsam, et auto võib nagu isegi võib-olla oodata, eks. Et see kindel teadmine, et ma tahaks nagu keha või selle oma kosmoselaeva niimoodi puhtaks ja korda saada, et ma tunneksin oma kehas ülihästi. Täna võin öelda, et see on igatepidi toiminud, sest ma ütlen endiselt, et ma ei tunne ära, kes ma 15 aastat tagasi olin. Et paljud inimesed tuttavad, kes mul 15 aastat tagasi mind tundsid, lähevad täna must mööda. Ei tee teist nägugi. Nad ei tunne mind ära lihtsalt. See näitab seda lihtsalt, et kui ma hakkan enda eest nagu sisemiselt hoolt kandma ja oma keha päriselt armastama, oma keha eest päriselt hoolitsema, siis see väline muutub iseenesest ära, sa hakkad lihtsalt rohkem särama. Ja täna ma tunnen kindlasti, et ma tunnen ennast kindlasti palju-palju paremini kui 15 aastat tagasi, kuigi ma olen 15 aastat vanem. See ei tähenda mitte midagi, sest vanus on kõik suures pildis üks number, kuigi räägitakse erinevaid lugusid. Noh, ta on number ja ta on tunne, et väga palju oleneb sellest, et kuidas sa ennast tunned ja siis see number vastavalt sellele ka nagu ühele või teisele poole võib liikuda, on ju. Nojah, see uskumus, et 50-aastane mees hakkab vaikselt juba kabelisse aega kirja panema, see on lihtsalt üks lugu, eks. Aga ma olen, noh, sa oled samamoodi rännanud ja ma olen ka nagu maailmas rännanud, et ma olen seda lugu jaganud ka korduvalt, et see oli vist 2014 või 2013 vist, kui Tais vist reisisime koos Tiit Trofimoviga, siis sõitsime ühelt saarelt teisele, siis astus paati üks vend, kes nagu säras otseses mõttes. Välja paistis mingi 60. Siis kui me rääkisime, hakkasime, et millega tegeleb, ütles, et reisin ümber maailma. Ja küsisime vanust, sest 85. Me lihtsalt pidime mõlemad nagu selle peale kukkuma, ja kuidas see võimalik on, ütles, et aga ma lihtsalt elan sellist teadlikku elu, hoolitsen enda eest. Üks kott oli endal õla peale, siis tennised olid käes. Ütlesin, kuidas sul võimalik siis niisugust elu elada? No, müüsin oma ettevõtte siin, ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi maha miljonite eest ja lihtsalt nüüd käin, et ümber maailma ringi ja kõik, mis mul on mul kogu aeg kaasas. Selline vabadus. Ja see tohutult inspireeris mind. Et see nagu tohutult inspireeris ja kindlasti neid inimesi on veel olnud, kes mind on inspireerinud. Esimene joogaõpetaja, Ivo Reanak vist oli ta nimi, ja tema oli ka väga hästi nagu oma vanuse kohta nägi välja ja siis ma sain aru, et väliselt ma võin endale peale asju määrida, väliselt ma võin ennast poputada teha, aga kui ma sisemiselt olen ikkagi disharmoonias, siis ma särama ei hakka ja üks põhjus oli ka see, et keha puhastamine, aga teine asi on ka keha puhastamine oma sellistest negatiivsest sisekõnest, negatiivsest mõtetest, sellist kritiseerimisest, hinnangutest, et see meditatiivne tasand, et see on ka üks oluline paastumise osa tegelikult olnud. Väga huvitav. Ma nüüd ei teagi, et millises suunas edasi liikuda, kas liikuda selles teadlikkuse suunas, rohkem paastumise suunas või see keha kui kosmoselaev või üleüldse nagu liikumisvahend, et võib-olla vaatleks korraks seda, sest mulle endal tekkis selline taipamine, kusjuures see oli ka läbi selle paastumise. Mulle jõudis kohale, et minu keha on justkui minu teadvuse jaoks või hinge jaoks partner selles tasandis, et ma saaksin üldse selles tasandis siin viibida, kas või sinuga juttu rääkida või ükskõik süüa, autoga sõita, mis iganes.
see on see partner, kes võimaldab mul kõike seda teha. Ja nüüd see on tõesti minu teadlikkuse tasemest oleneb, kuidas see partner säilib selles tasandis. Noh, sina tõid kosmoselaeva, et samuti, et ütleme, et sinu teadvus tuli siia sellesse seisundisse ja tal on kuidagi vaja siin viibida, on ju. Et kuidas sina üldse sellise taipamiseni jõudsid, et keha on midagi, noh, ütleme väga olulist, mis lubab sul siin olla? noh, ma olen tegelikult lapsest saati olnud selline empaatiline ja kuidagi tajunud seda maailma, seda reaalsust natuke teistmoodi. Ja ilmselt ma olengi tundnud, et ma olen teistsugune läbi selle, et ma nagu tajungi seda maailma teistmoodi. Ja üks põhjus on ka see, et ma olen seda kuidagi valeks teinud, siis ma olen selle kuidagi kinni pannud ja see on loonud mulle päris palju selliseid kannatusi ja raskust mu sisse. Aga no üks sõnum, mis mul tuligi sisse, et väikse poisina ka kuidagi ikkagi õhtul taevasse vaadates, et tajudes, et see päris kodu on kuskil mujal ikkagi, eks. Siis tuli kuidagi selline sõnum sisse, et see küsimus, et kas ma päriselt olen inimene. Ja siis kuidagi tuli sisse, et kas ma olen see inimene, kes mõnikord siis tajub, kogeb midagi spirituaalset ja vaimset. Või siis hoopis, et ma olen hoopis vaimne, spirituaalne, kes on kehastunud siia sellesse kehasse, sellesse kosmoselaeva, kes kogeb ennast inimesena. Ja see teine variant kuidagi kõlas mulle rohkem, sest ma küsisin, et kas ma tean mõnda inimest ümber ringi, kellel ei ole hinge, siis ma ei saanud vastust, et ma tean kedagi. Ehk siis see teine versioon tundus mulle palju tõesem juba siis ka lapsepõlves või noorukeas. Ja sellest ka tekkis taipamine, et kui mina olen midagi enamat, kui lihtsalt see inimene või see keha, et ma olen midagi jumalikku, kes on siis kehastunud hoopis siia sellesse kosmoselaeva või sellesse samasse sõidukisse, nagu sina nimetasid, eks. Et kui hästi ma selles sõidukis ennast tunnen siis, kui hea mul selle sõidukiga siin ringi liikuda üldse selles kehastuses. Ja sealt on hakanud see, ma näen, et mul on kuidagi kaasa tulnud mingid koodid või võimed kuidagi nagu kõrgemat teadlikkust alla laadida, mida ma ei ole nagu varasemalt aktsepteerinud ja olen seda valeks teinud. Aga samas ma näen, et see info on kogu aeg mul olemas olnud, sest täna ma ei tee otsuseid mõistusest, vaid enamus otsused, mis ma teen ikkagi on intuitsioonist ja väga kehaliselt tunnetuslikud. Et keha on alati ülimalt teadlik. Ainuke asi, mis me tuleme kehasse, et meil ei ole seda kasutusjuhendit kaasas, et antakse nagu aparaat kätte küll, aga õpi ise siis juhtima seda, eks. Ja see on nagu tohutult äge tegelikult väljakutse olnud, sest nuppe on kõik kohad täis, aga mida sisse vajutada ei tea, eks. Ja eks need lood on ka, et nii keerad paremale, nii vasakule ja siis ma olen korduvalt 5 korda vastu puud sõitnud ja siis 6 korda olen selle ära keeranud jälle, et see on see kogemus jälle, eks. Aga minu teadmine, tänaseks on kindel teadmine see, et ma ei ole inimene. Ükskõik mida keegi räägib, mina ei ole inimene, võib-olla keegi teine on, mina ei ole inimene. Ma olen kehastunud siia puhtast olekust, puhtast teadusest, ma olen jumalik, kes kogeb ennast läbi inimesena, siis ja minu võib-olla ülesanne siin elus ongi, et võimalikult hästi inimesena siis kogeda ennast ja nautida seda elu, mida ma nagu kogen siis, eks. Ja väga raske on seda siis teha, kui mul kuskilt valutab, ma olen haige, tatt tilgub, köha, mingid viirused, allergiad, ükskõik mis kehaga võib juhtuda. Siis tõmbab tähelepanu nagu kohalolust ära ja ma keskendun tegelikult sellele, mis mu kehas nagu on valesti ja millele keskendun, seda ma juurde loon. Ja kui mul ei ole teadlikkust sellest nagu välja ennast suumida, siis ma tegelikult võingi endale selles kehas mida iganes luua. Et ma alati olengi öelnud, et keha on juba selle väljendus, mida ma tegelikult ebateadlikule olen loonud. Ja võib-olla ka see, et ma olen kõike märke eiranud, kui ta kehas juba väljendab. Ja no keha on peenmotoorika selles suhtes, et see kosmoselaeva nii-öelda metafoor või sümbol sellisel viisil vaadates on väga hea, sest kosmoselaevad on väga peentehnoloogilised nähtused, kui niimoodi nagu vaadata, eks. Ja keha on samuti, et oleneb, kuidas temasse suhtuda või millise teadlikkusega temaga siis suhestuda, siis meile avanevad hoopis teistsugused reaalsustajud.
ja seda on väga keeruline teha, kui soolestik on umbes. noh, seda on praktiliselt võimatu teha, kui soolestik on umbes, et selles suhtes ka terve see, ütleme, paastumise ja toitumise teema on ikkagi ülioluline, kui soovida sellel tasandil saada head elukogemust, et ma olen praegult 100% jõudnud sinna, et hea elukogemus on võimatu enda keha mitte kuulates, lihtsalt võimatu. et ja see paastumine, tead, mul oli üks huvitav seik selle paastumise jooksul, et meil sattus olema niimoodi, ma korraks näitan siia, et tualettpoti juures sattus olema üks raamat. Ennem kui ma paastumisele läksin ja siis põhimõtteliselt läbi terve selle 3 nädalase oli seal ees, on ju. Ja iseenesest, selline raamat, on ju. pealkirja ei näe praegult. Ta on Hingest aus ja ta on Kaidi Lauri poolt kirjutatud, päris äge raamat. Ma natukene seal sirvisin seda ka, aga mis mind pani nagu tõsiselt nagu ohetama ja ahetama alguses ja hiljem muigama, oli see, et ma vaatasin seda kaanekujundust. Ja ma mõtlesin, et issand jumal, et kuidas saab olla niivõrd tuhv. Et tegelikult on nagu äge kujundus tehtud, aga nagu nii tuhv, nagu nii elutu, nii nagu kuidagi kottis, on ju. Ja nagu mitmel päeval juurdlesin sama asja üle. Muudkui vaatan seda kaant ja mõtlen, et no mis värk on, kuidas see nii tuhv saab olla. Ja peale seda, kui ma olin esimese klistiiri ära teinud, hakkasin vaikselt vaatama, et issand jumal, see raamat hakkab ellu ärkama. Ja peale seal, mis iganes, tead, 5.-7. klistiiri, appi, see asi elab, see on nii äge, see on nii võimas. Ja see oli nagu füüsiline silmavaade, mis muutus lühikese nädala jooksul. Aga mis tõesti, ütleme selle paastumise jooksul oli mitmeid etappe, aga lõppkokkuvõttes see klistiir oli see, mis puhastas ära mingisugused kanalid või sellised nii-öelda ka vaated, mis varem olid tuhmistunud, on ju. Ja ma praegu lihtsalt mõtlen seda, et kui ma nüüd vaikselt niimoodi jätkan, ka oma, ütleme tõesti toitumine on muutunud ja üks asi sinuga vesteldes, mis mulle kõrvu jäi, oli see, et kui sina neid praktikaid tegid või oled teinud, siis toidupoes vaatad hoopis teistsuguse pilguga ringi, on ju. Et võib-olla sa räägiks natukene oma taustast, eeskätt nagu paastumise vaatenurgast ja siis hiljem ka võib-olla klistiirist tingituna, et milliseid muutuseid sa oled näinud ja nii edasi. Ja eks kindlasti ma ütlen ühte kindlasti välja, et ei ole mõtet tormata kohe nagu mingeid asju tegema, kui sa ei ole endale asju selgeks teinud. Ega on hästi oluline teadlikkust tõsta ja keha on loodud nii, et me ei peaks keha kindlasti nagu kuidagi survestama, kontrollima, vaid pigem ikkagi toetama, see on nagu see koht. Et kui sa vägisi nagu asju teed, siis võivad need tagajärjed nagu vähe teistsugused olla. Aga mul meeldib nagu tuua seda auto näidet ikkagi, et kui jäme sool on nagu summuti auto oleks, et kui sa paned sinna ikkagi mingi kartuli ette, siis hakkab seda mingi hetk seda vingu sisse äkki kanema. Tahad sa seda või mitte, eks. Ja ving on, mida ma vinguks nimetan, on see, et ving on selline, ma võiks isegi öelda nagu tatt tegelikult, et kui alt on nagu umbes, siis keha loomulik viis on tatiga nagu mürkained nagu välja viia. Ja kui siis me pärasool on umbes, ta ei toimi orgaaniliselt ja normaalselt, siis kõik see, mis on alla nagu kinni jääb, hakkab ülevalt poolt nagu hakkama välja jääma. Läbi siis tati ja rõga ja lima ja tohutult palju lima tuleb nagu välja. Et keha normaalne olek hakkaks nagu puhastama, sellepärast et seda nagu saasta mürkained võib nii palju olla lihtsalt. Ja siis ongi see, et sa kogu aeg tatistad, läristad kogu aeg, siis kuskilt peab välja tulema. Sest alt on umbes, aga miks alt umbes on see, et eks samamoodi, et väga palju on selliseid raskemetalle, nagu mingid antibiootikumid, mingid mürkained, mis on kogunenud sinna. Kui mina esimest korda tegin sellist soolepuhastust või klistiiri, siis sealt ikka kukkus, seda nimetatakse nagu šlakiks või selline nagu kõva selline nagu element, mis on pärasoole küljes, et ta ei saaks normaalselt toimida, sealt ikka tuli mingi 4 kilo kukkus välja. No mitte, ma ütlen, et see kõik kaalus nii palju, aga kui ma kaalusin pärast, siis ma vaatasin, et seda oli ka väga palju, eks. Ehk see näitab tegelikult, et ta on nii ära kivistunud sinna pärasoole seina, mitte nüüd seinte külge, vaid seal on kurrud ja vahed sinna vahedesse, et need mürkained ei saa loomulikult siis nagu väljutumisega välja nagu minna.
ja mis siis juhtub, ongi see, et su keha tegelikult juba ei toimi normaalselt, ehk siis kui sul on autol sumpsil on mingi õun või kartul ees, siis see ei toimi normaalselt, heitgaasid ei lähe välja, eks. ja varem või hiljem see hakkab see vink tekkima sisse ja see on üks põhjus, mille pärast keha hakkab juba iseenesest noh, muutuma, tasakaalust läheb välja. eks see on oluline märk, mida mina nagu taipasin. ja kindlasti ka see, et kui ma nagu teadlikult ei puhasta seda, siis või teine variant on see, et ka seedimissüsteem, et küll me nagu siis noh, tavainimesena või tavatöötajana 12 kuud nagu teeme tööd, siis kord aastas me puhkame mingi 3 nädalat, 4 nädalat. palju ma annan seedesüsteemile puhkust? Ta paneb 24/7 ju. Ta isegi mainis, et sul on selline, noh, varasemalt juba tulnudki selline kuidagi muster komme kaasas, et õhtul süüa. aga millal siis keha puhkab? et tegelikult on kõige parem variant üldse, et kui sa nagu õhtul lähed sellesse nagu rahufaasi, siis järgmine kord sa sööd alles 16 tunni pärast. ja ma olen seda nagu, seda nimetatakse ka lühipaastuks, et ma olen seda kasutanud juba aastaid. et kui ma õhtul söön seal mingi kell 8 hiljemalt, võib-olla mitte hiljem, siis ma järgmine kord ei söö mitte järgmine hommik, vaid ma söön tavaliselt mingi kell 12, kell 1, kell 2 päeval hommikut alles. ja ma olen märgama hakanud seda, et kui midagi hiljem ma söön, seda rohkem energiat mul tegelikult on. et need paljud uskumused, et hommikusöök on päeva nagu kõige tähtsam kord, see tegelikult ei ole tõde. võib-olla sinu pool toimub, aga sa võiksid kaaluda sellist asja, et kui sa hommikul ei söö, vaid hoiaks nagu pikemat vahet ja mis siis juhtub. su keha saab nagu puhastuda, taastuda, oma energiat varuda, tegeleda võib-olla nende kohtadega, näiteks mis mingid ravi või niisugused haiguskolded, et ta viib oma energia sinna, tegeleb sellega, mitte selle asemel, et ta tegeleks siis seedimisega samal ajal. ehk see on üks oluline kindlalt, et märgata, kuidas su keha üldse toimib, kas sul on täna mingisuguseid allergiaid, kas sul on täna mingeid vaeguseid, valusid, sest keha on nagu ülimalt teadlik, et kui keha näiteks toob valu nähtavaks, ükskõik kuskohast, tegelikult on märk, et ma olen midagi eiranud, punkt. mitte see, et ta tuleb juhuslikult, tuleb midagi näitama, kas võib-olla mingi emotsionaalne energia on kuskil kinni või mingi tunne läbi elamata või mingid asjad, mis näitavad, sest keha on ülimalt tundlik, nagu sa ütlesid, ülimalt teadlik. ta annab pidevalt märku. ja ma usun, et elu suurim väljakutse ongi see tegelikult, et oma kehaga leida kontakt nii, et sa hakkad kehaga koostööd tegema. ja mina täna nagu suhtlen oma kehaga, mitte et ma ei püüa aru saada, mida ta tahab. Ma pidevalt suhtlen oma kehaga, küsin kogu aeg. ja võib-olla kõige lihtsam näide on see, et ma kuskil 10 aastat tagasi alustasin praktiseerimist päevaselt niisugused lühiuinakud, sest ma nägin ära, et see päevane lühiuinak teeb nagu siis ka teadvuse stardi ja mentaalselt nagu puhkehetke, et seda nagu ärkab täiesti uuest kohast. siis mulle soovitati, üks mentor soovitas mulle sellist asja, et lihtsalt tee kehale selline kavatsus, et ma praegusest hetkest näiteks magan 25 minutit, pikemalt ei soovita. siis ma olen seda praktiseerinud praktiliselt iga päev. väga mõned päevad on vahele jäänud, iga ja aastaid. ma lihtsalt lähen pikali, ütlen kehale midagi sellist, et lähen puhkafaasi ja taastan ennast täielikult nüüd. ja ma ei tea, kuidas ma magama jään. fakt on see, et ma ärkan täpselt selle 25 minuti pärast ülesse. ja see tunne, mis peale seda tekib, on täpselt selline tunne, et ma oleks öö läbi maganud. ja see näitab, kuidas kehaga on võimalik nagu suhelda teadlikult. ja see on, ma arvan, kõige ägedam mäng, et kui sa lõpuks oskadki selle kosmoselaevaga selles reaalsuses niimoodi nagu liikuda ja sa tunned ennast ülihästi kogu aeg. ja see nõuab tegelikult ka sellist, nagu ma ütlesin, ka sellest enda nagu keha jälgimist, vaadata, mida ma söön, mida ma joon, millised mõtted ma mõtlen, et see on üks osa tegelikult võib-olla ka selle elukogemuse sellest parimast võimalikust versioonist, kuidas ma oskan seda teha siis. See on nii põnev, siin on juba nii palju nagu sellist infot olnud. Aga üks asi, mis sa alguses ütlesid, millele korraks tahaks tagasi tulla, sest ma tean, et see on ka suur osa sinu tööst terve selle teadlikkuse juures ja eeskätt, kui sa oled kas siis meestegruppidega või teiste gruppidega tööd teinud või ka üks-ühele, on nii-öelda programmide paljastamine. Ehk siis kui me julgeme need välja öelda, kas siis oma lähedastele või
võib-olla on ettevõttesiseselt või noh, olenemata, mis see grupi suurus on või mis tüüpi grupiga tegemist on, aga kui me julgeme paljastada neid asju, noh, mida me justkui ei taha nähtavaks tuua või kus me arvame, et meie vastu võib tekkida mingisugune arvamus või mis iganes. aga just see nagu julgus olla aus, tuua see info välja ja mis siis juhtuda võib. Et see on ka minu arvates väga põnev osa terve selle elukogemuse juures ja julgeda ka ausalt rääkida a la paastumisest või siis klistiirist ehk soolepuhastusest. Noh, see mingil põhjusel on ka nagu tabuteema, millest ei taheta rääkida. Kuidagi arvatakse, et see, mis selle nagu pärasoolega on seotud, et see on justkui nagu ropp või must või halb või paha. Ja see on nagu, noh, ei tahaks nagu sinna rohkem kiigata. Selle peale on üks niisugune päris huvitav, ma kuulsin niisugust nagu pool anekdooti, et keha erinevad osad hakkasid üksteise vahel vaidlema, kes on kõige tähtsam, on ju. Ja noh, aju loomulikult, et kuulge mehed, no mina juhin mängu, on ju, et mis te jamate siin, on ju, kopsud selle peale, et kuuled, et kui sa hapnikku ei saaks, millest sa räägid üldse, on ju, ja nii edasi, on ju. Ja siis lõppkokkuvõttes pärasool ütles, et kuulge, kui ma oma luugid kinni panen, te kõik koolete. Noh, selles suhtes, et tegelikult pärasool on sama tähtis kui kopsud või aju või maks või mis iganes, et me ei saa seda eirata. Ta on tegelikult väga oluline organ, terve puhastumise ja et see saaks olla heas rütmis. Et mis on huvitav, neid paastumise materjale ka nagu sirvides, mis sa mulle saatsid. Ühesõnaga, meie pärasool talletab väga palju vett. Ja kui organismil on veepuudus, siis ta võtab sealt, aga kui see mürke täis, siis ta tõmbab ka need mürgid meile kehasse. Ja see näide, mis sa tõid ennem, et okei, et kui ongi summutil kartul ees, on ju, ping hakkab sisse tulema, ongi need mürgid tulevad kehasse, tunnedki ennast sitasti. No, tuleb puhastada, on vaja puhastada, kusjuures on väga hea puhastada, kui seda õigesti teha või nagu, noh, mitte siis nagu, kuidas siis öelda, mitte surudes, vaid nagu lubades, on ju. Aga see programmide paljastamine, et äkki selle koha pealt midagi, mida sa sooviksid jagada veel? Ma tahtsin veel seda jagada, et miks see nagu ka siis keha puhastamine nagu väga oluline on, võib-olla kus ma hakkasin ise seda nägema, oli siis, kui ma nagu päris pikalt nagu Aasias viibisin, kas Tais või kuskil. Ja seal on olemas kohe sellised detox retreat keskused, kus inimesed käivad, siis lähevad nädalaks või 2. Esimene asi, mis nendega seal tehakse, on see, et need klistiiriga puhastatakse. Et ennem isegi ei hakka mitte midagi tegema. See juba näitab, kuidas tegelikult teadlik keha puhastamine käib. Et kui sa ei taha sellest rääkida, see on sinu enda vaba valik, aga see on sinu keha. Ja kui sa ei võta sellest nagu vastutust, see on sinu kogemus. Varem või hiljem sa paned oma energia lihtsalt kuskil, ma ei tea, haigla või kuskil sanatooriumi ukse taga istudes siis. Et kumba varianti sa eelistad, ma küsiks siis, eks. Et kui sa ei taha nagu, ma ütlekski, et sa just peakski sinna just vaatama hakkama, kuhu sa ei taha vaadata, sellepärast et su ego võib rääkida mida iganes ja neid varasemad lugusid kuulata, et mis on õige või vale, aga mis tegelikult oluline on. Ja oluline kõige targem on see, et parem variant võid kaaluda võimalust, et lihtsalt uurida ise. Et kui sa ei usu mitte midagi suuris, ma olen ise ka päris skeptiline elus olnud ja see on nagu mõnes mõttes nagu hea. Need kui liikumisvahend, et kui ma ei usu, siis ma pean selgeks saama ja aru saama, et mis see tegelikult on. Ja mida rohkem sa tegelikult uurid selle kohta, seda infot on ju täna ju, ma ei tea, AI-d, Google'it igal pool, sa võid sisse panna, lihtsalt natuke nagu kuulata, lugeda, natuke ja tunnetada, kelle infot sa nagu kuulad, kes siin mingit moodi nagu haagib, et seda infot on väga palju, aga enamus jõuavad ikkagi kohta, et oluline, kuidas keha puhastamine käib. Aga nüüd programmide juurde tulles, siis selles osas ma olen nõus, et hästi palju sellised, kui rääkida nüüd programmidest kui selliste alateadusprogrammidest või alateadlikest programmidest, mis on meil kuidagi kollektiivselt sisse tulnud või läbi vanemate või esivanemate, mingid uskumused, varasemad mustrid, need on ka tohutult mõjutajad, sest ma enda puhul nägin midagi sellist näiteks läbi, et hakates nagu enda enesearenguga tegelema või enesevaatlusega tegelema, siis ma jõudsin üks päev sellesse kohta, et ma tegelikult ei ole, ma tundsin mingi hetk, et ma olen tohutult nagu väsinud. Ja ma nägin ära, et ma ei ole sellepärast väsinud. Et ma teen mingi tohutult palju asju ja kogu aeg nagu müttan, siis ma tegelikult ei teinudki midagi. Aga ma nägin, et ma olen väsinud sellepärast, et mul on selline energeetiline leke minu sees. Või varasemad uskumused ja mustrid, mis räägivad mulle kogu aeg mingeid lugusid ja nendega tegelemine pidevalt
tõmbas nagu energiat kogu aeg välja. Sama, et süüdistan iseennast ja kritiseerin ja tunnen häbi ja ma olen valesti midagi teinud ja ma olen ebapiisav ja väärtusetuse tunne seal. Et noh, päeva lõpuks tõmbas ennast nii tühjaks ära, et lõpuks ei jõuagi mitte midagi teha. Ja siis tuli nagu selgelt teadmine, et ma ei saa nagu ju noh, väliselt midagi muuta, kui ma enda sees ei vaata neid kohti, mis imevad mu energiat nagu välja. Ja need programmide nagu nähtavaks toomine, see toimibki põhimõtteliselt nii, et kui me räägime egost üldse, meie võltsidentiteet või kuidas sa nimetada tahad, meie võltsmina või siis meie alateadlik mina, meie läbi uskumuste, mustrite kuidagi äh, isiklikuks muutunud mingisugune mina, siis tegelikult on seal väga palju selliseid aegunud, vanu ja mitte toimivaid tänases päevas enam selliseid uskumusi, mis igapäevaselt mõjutavad. Kasvõi see, et keha hoolitsemine pole võib-olla üldse vajalik ja nii la, et kui ta ise nagu saab hakkama, ükskord elan, peangi nagu maksimaalselt elama ja pagutama. Noh, erinevad lood, mis on kaasa tulnud. Siis tegelikult need ei ole tõde olnud, et kui sa tahad nagu nendest uskumustest nagu teadlikumaks saada, siis sa peaks tegelikult just vastupidi tegema, et kui sa tunned, et sa ei taha seda nagu teha, et mul oli väga ebamugav tunne nagu rääkida, et ma jään haigeks, siis vastupidi, lahendus oli see, et ma just rääkisin sellest. Samamoodi nagu mingid esinemishirmud, mis mul on olnud, selle asemel, et nagu esinemishirmu nagu enda sees hoida, vastupidi, ma just valisingi väljakutse, et selle esinemishirmu nähtavaks tuua, läksin inimeste ette. Ja aina rohkem, kui me toome neid nähtavaks selliseid uskumusi, programme, seda mingi hetkel märkama tegelikult, et hakkab kergemaks minema. Et need ei domineeri enam, need uskumused. Ja täna ma võin küll öelda, et noh, see on nagu telefoniga, et kui me teeme telefoniga tarkvara uuendust pidevalt nagu, eks, siis see vana variant, mida ma olen siiamaani uskunud, see tegelikult ei toimi enam. Aga ma ei ole julgenud ka seda uud alla laadida, sellepärast et ma ei tea, mis siis saama hakkab. Aga ma ütlen küll, et iga kord, kui ma selle uue nagu alla laen, siis läheb alati paremaks ja kergemaks, eks. Aga klammerdun ikka nende vanadesse uskumustesse ja mis keegi mulle rääkinud on ja külm teeb näiteks haigeks. No. Kust kohast see tuleb? Et üks koht, mis ma seal ka muus, kui ma teda tegema hakkasin, oli see, et vastupidi, mul tuli sõnum, et külm teeb terveks meid. Ja mis külm teeb, ta aktiveerib sisemised protsessid, mis siis kehaliselt väljenduvad nagu haigusena. Noh, et kurk muutub valusaks ja tatt hakkab jooksma. Enamus, kui paastu läbi tegema hakkad, siis see protsess võib kesta. Ma hakkasin teadlikult tegema, see protsess kestis võib-olla mingi kuu, 2 või 3, kus tuligi nagu kogu aeg välja kõike. Üks päev see sai läbi ja siis ei tulnud mitte midagi enam. Ja see jääb nagu pidema, sest et üks osa kindlasti on näiteks külmapraktikad, sest külm aktiveerib selliseid sisemisi protsesse, puhastab. Selline sümpaatiline närvisüsteem rahuneb, sa lähed üldse parasümpaatilisesse närvisüsteemi nagu üle, oled hoopis teises tasandis, eks, lõdvestud rohkem. Aga nagu teadlikult hakata mõistma, kuidas mu keha üldse toimib teatud olukordades. Ja hea näide on tegelikult see, et mul on eluaeg samamoodi. Ma usun, et kõigile meil räägib programm, et pane paksult riidesse, muidu jääd haigeks või tuul tõmbab läbi, eks. Huvitavad asjad, eks. Et kui sa nagu usudki oma neid varasemaid arste, doktoreid ja oma, ma ei tea, vanemaid või vanavanemaid, kes on rääkinud, et pane ennast riidesse, muidu jääd haigeks, siis kui sa välja lähed ja saad natuke tuult ja programm ütleb, et sa jääd tuult, siis jäädki haigeks kohe. Ja mul oli ükskord selline olukord, kus oli 2018, kus ma tundsin, et mul hakkab peale nagu haigushook peale tulema. Aga nagu see kõrgem teadlikkus ütles, et mine külma vanni. Ma ütlesin, mis sa lolliks peast läinud. Et kuule, ma peaks ju teed jooma praegult ja hoopis, ma ei tea, villased sokid jalga panema ja teki alla minema. Ja ütleb, tuleb nagu sisse nagu teadmine, et ei, mine külma vanni nagu. Mõtlesin, et okei, et kuna ma varasemalt olen ju seda teki alla läinud ja siis ma nii midagi ei ole tulemust saanud, ma proovin vähemalt ühe korra siis. Ehk siis tundsin, nagu kõri oli nagu turses ja hakkas nagu haigushoog peale tulema. Lasin külma vee nagu vanni ja läksin vanni ja ma arvan mingi, ma ei tea, 2 minutit võib-olla, nagu päris ebamugav oli olla. Tohutult keha rappus ja siis läksin pikali voodisse. Ja õhtul oli mul veel mingisugune sündmus, mida ma läbi viisin. Ja märkasin mingi kella 2-3 paiku üles ja täiesti terve. Ja see näitas nagu ära, et kas see, mida mulle ikkagi terve elu on nagu räägitud, kas see on tõde?
ja ma liigun kogu aeg nagu selles suunas ise, et ma tahan näha ise nagu tõde kogu aeg, mis Mm. tegelikult on tõde. Ja ma ei usu enam neid asju, mida mul varasemalt on räägitud, sellepärast et need varasemad uskumusprogrammid ongi see vana tarkvara, mis tegelikult enam selles reaalsuses või selles hetkes nagu täna ei toimi enam. Ja miks ma peaksin siis seda vana uskuma, usaldama ja sellest kramplikult kinni hoidma, kui tahab midagi uut ja palju paremat nüüd hoopis juba nähtavaks tulla. Ja siin on hästi oluline siis nendest niisugustest programmidest, alateatud programmidest nagu läbi näha, neid teadlikult vaadata, mitte nagu pead ära pöörata ja siis muuta. Täiesti nõus. Ja mul on niisugune, noh, üks asi, millega ma olen ise hakanud vaikselt enda sees tegelema, on siis nii-öelda vananemise temaatikad. Et ütleme ka, et see soliidne 50 ei ole enam mitte kaugel, vaid siin paari aasta nii-öelda väljavaates. Ja ikka, noh, ütleme niimoodi, keha annab natukene rohkem tunde ja niisugused tavalised tundemärgid ja sellest tingituna ma olen tervet nagu seda dünaamikat hakanud vaatama, et okei, et kuidas ma saan seda vaadata või võtta niimoodi, et ma justkui noorenen. Et lihtsalt ka juba nagu mentaalselt ma mõtlen selle peale, et ma noorenen rohkem, kui ma vananen. Ja tõesti, nagu sa tõid, see härrasmees seal 85-aastane, kusjuures sinu enda isa on ju 80-aastane ja näeb ka väga šikk välja ja väga vitaalne ja väga noh, elurõõmus tegelikult, eks, no nii tore on, kui on lähedal inimesed, kes on sellised, et ei ole seal noh, nii-öelda ookeani taga, on ju. aga, aga et tõesti ma isegi ei tea, kuidas seda siis oleks praegu täpsem sõnastada, et ma mitte ei vanane hästi, vaid et ma säilin noorena. Noh, a la on ju, võib-olla siin võib sõnastust muuta, aga mõte jääb samaks, eks, ja see on tõesti, see on väga paljude erinevate kihtidega töö tegemine, aga ilma kehata või kehale tähelepanu pööramata seda ei saa teha. No seda ei ole või nagu seda programmi muuta lihtsalt mentaalselt on, ma arvan, natukene keeruline ja selles mõttes see paastumise asi on küll. Ma olen täiesti hakanud vaatama ka seda vahelduv paastumist, et tõesti võimalikult pikkasi tunde ja siis jätta selleks pausiks, et keha saaks tõesti puhata ja see näide, mis sa tõid välja, kui me muidu puhkame, et palju me laseme oma seedesüsteemil puhata ja palju me laseme üldse sellel süsteemil uueneda, et kõik saaks hästi toimida, eks. Et kas sul on mingisuguseid nõuandeid paastumise või ütleme sellise dünaamika või teemaga seonduvalt, et noh, peale selle, et uuri, aga mis on sinu enda nagu niisugused kogemused või nõuanded? No eks need paastumised on erinevad ja ma usun, et kui täna keegi otsib, siis ta leiab ka nende erinevaid lahendusi, mis võiks sobida. Mina pigem täna olen selles kohas, kus ma väga niisuguseid äärmuslikke paaste ei tee enam, kuigi ma olen teinud erinevaid paaste ja pikaajalisi. Siis ma täna pigem olen selles kohas, kus ma pigem toetan ja mul on hästi sobinud sellised taimetee paastud. Ehk siis nii vesi kui taimetee ja taimetee sisse võib siis ise valida, millise taimetee tahad võtta, aga neid taimeteesid on väga erinevaid. On isegi ju olemas apteekides ja erinevates kohtades müüakse selliseid paastuteesid, mis toetavad keha. Ja sidrunit ja mett kasutanud, et kui ma noh, praegult ma hetkel olen ikkagi kehas, tunnen nii hästi, et ma kord kuus näiteks teen sellise kahepäevase paastu või kuidas seda nimetatakse, et üks õhtul ma viimati söön, siis järgmine päev ma paastun ja ülejärgmine päev hommiku või lõunapaiku ma söön järgmine kord siis. Aga just nagu kergelt ja pehmelt, sest ma näen, et ma ei pea nagu nii sügavalt hetkel puhastama, sest mul on nagu keha nii tundlik, et kui mul keha hakkab saastuma, siis mu käte peale tulevad kohe sellised allergia nagu laigud, et keha annab nagu niimoodi teada mulle, et siis mul on selge, et ma olen vaja nagu puhastusse minna. Aga kindlasti soovitan selles mõttes, et see kogemus juba, nagu sa ütlesid ka, et kui sa paastu ära teed, siis ma nii ise lugenud ka enda kogemus on see, et siis kehateadvus teeb nagu tegelikult restaurandi ära, ta nagu laebki alla selle uue programmi, uue tarkvara. Ja mis siis juhtub, ongi täpselt sama asi, et kui varasemalt läksid näiteks poodi, haarasid ükskõik mida, siis peale paasta võib tekkida midagi sellist, et sa lähed sellest letist niimoodi mööda, sa ei saa isegi aru enam. Ja sa tegelikult, kui sa nagu hakkadki nagu kehaliselt rohkem tunnetama, mida keha tegelikult ju tahab, et sa ju ei lähe poodi ja ütled, ma tahan kõike saada. Mille isu sul on? Varasemalt märkasingi, et võib-olla olid rohkem isu oli nagu kräpi järele ja magusate ja asjade järele, mingi kiirtoidu järele kunagi ammu.
siis mingi moment sa tunned, sa ei taha neid asju, siis tulevad mingid uued asjad. ja kui sa märkad nagu aastate lõikes, siis ta hakkab muutuma ja hakkad sööma sellist pigem, mida keha mul täna otsib, on pigem mitte see, et kas ta on liha või mitte liha, vaid võimalikult puhast toitu. et see on kõige tähtsam, mida ma keha tunnen, et keha tunneb ära, et ma kõiki asju ei saa lihtsalt osta. kui ma näen näiteks mingit Hispaania mingeid, ma ei tea, õunu või puuvilja, siis mu keha ütleb kohe ei. et ta pigem nagu tajub, mida ta tahab ja siis ma usaldan seda, mille isu tal tekib. vastavalt see, mida ma arvan, mis võiks nagu olla. ja see näitab, et keha juba ise juhib ja ütlebki, et mul on hetkel seda mingit ainet vaja või mul on seda võib-olla mingisugust toitainet vaja, ükskõik mis, aga ma usaldan seda, mida keha mulle räägib. ja see on see isu, mida nimetatakse isuks. nüüd on see, et kas see on nagu siis päris mu teadlik isu või on see pigem minu ego mingisugune isu, et põgeneda sellest mingisugust oma emotsioonist, tundest, mida sageli teeme. ja siis surume need lihtsalt nagu alla läbi alkoholi ja läbi mingi kiirtoitumise. ja kui sa puhtas kohas nagu oled ja oled kehaga kontaktis, siis iga kord tunned ära tegelikult, mis on sinu jaoks keha jaoks nagu parim. ja nii see tegelikult keha tunnetamine muutubki ja kui me räägime ka vanusest, siis see on ka programmeering, et hästi palju selliseid kollektiivseid uskumusi, programmeeringud ongi see, et me peame kiiresti siis vananema. ja kui ma usun seda ja oma energiat sinna panen, siis seda juhtubki. mina näen ära, et ma elan kindlasti üle 100 aasta, ma ei ütle, et palju täpselt üle 100 aasta. kui ma täna olen 54, siis ma pole ju elama hakanudki veel. enamus kollektiivselt ütleb, ma peaksin hakkama vaikselt juba pensionile minema. ma täna olen vanaisa, ma ei jõua see kohale üldse absoluutselt. et kuidas üldse võimalik on, ma olen vanaisa väga armsale 5-aastasele poisile täna, eks, et kuidas see võimalik on, eks. ehk see tegelikult näitabki, et need on kõik need uskumused ja programmid, mis tegelikult igapäevaselt nagu mõjutavad meie nagu elamisviisi, meie nagu elu nautimist. et ma olen alati öelnud, et elu on loodud ainult selleks, et elu nautida. kui ma täna elu ei naudi, siis järelikult midagi nagu siis mingi vana uskumus, vana programm või vana tarkvara tegelikult võimutseb mu üle. ta ei kao iseenesest ära, kui ma seda nagu ei vaata või ei tegele või ei muuda seda või ei lahusta seda. et sealt avaneb nagu see uus nagu maagiline maailm võib-olla, et ma olengi öelnud, et see paradiis ei ole siis, kui me kehast lahku läheme ära. et see paradiis on tegelikult juba kohal. nüüd on tähtis, oluline koht see, et kas ma näen seda, kas ma võtan selle vastu või ma ei näe seda. nagu siit, see nagu hea näide ongi see, et nagu porikärbes ja mesilane, eks, istuvad kahekesi oksa peal, eks. porikärbes ütleb, et ma näen, igal pool on sitte. mesilane ütleb, et ma ei tea, igal pool on lilled. istuvad kahekesi ühes reaalsuses. et kumb sa tahad olla, küsiks selle kohta siis. väga hea, väga hea. kuule, sinul neid häid kilde või mõtteid jagub ja ma tean, et tegelikult nüüd alles hiljuti sa said ühe päris suure niisuguse vägiteoga ka hakkama, et võib-olla sa korraks näitad meile Mees, hing, vägi, väga äge raamat. ma tean, et selles sa ka natukene peatud paastumisel ja keha eest hoolitsemisel, aga üleüldiselt ka oma teekonnast ja ka erinevatest nendest, ütleme, kihtidest läbitulemisel, eks. Ja seda raamatut leiab, ta on Apollos. ta on kõigis suuremates, ütleme siis raamatukauplustes, nii Apollos kui ka Rahvaraamatus ja isegi Selveritis ma olen näinud, et noh, igal pool peaks olema. Okei. Ja kui keegi soovib sinuga nagu rohkem ka üks-ühele tööd teha või sinu nii-öelda teadliku mentorluse programmidesse astuda, siis need on sinu kodulehel, eks, raivojohanson.ee. ja kodulehel on, kui sa tahad kellelegi näiteks kingitusi teha, siis on võimalik minu pühendusega raamat saada. et seal on eraldi koht, kus sa saad selle pühenduse raamatu, ma ise kirjutan sinna sisse, kui tahad kellelegi kingitusi teha. et väga paljud on just kinkinud, naised on oma meestele kinkinud ja see on nagu hea võimalus. Väga äge, väga äge. Sa eelnevalt mainisid sellest, noh, ongi nagu ütleme julgusest ja need ka läbiminekud. Et ma mäletan siis sinu raamatu esitlusel, ma küsisin, et kas selle raamatu kirjutamise juures nagu noh, selgus sinu enda kohta midagi, mida sa varem ei teadnud ja sinu vastus oli tegelikult väga noh, ühest küljest üllatav, aga teisest küljest väga tabav, et sa ütlesid, et ma ei teadnud, et ma oskan raamatut kirjutada, eks. Et mis kõik võib selle nagu protsessi jooksul juhtuda, kui me hakkame
julgema ja see on üks asi, mis mind sinu puhul on hästi palju alati kõnetanud, et see julgus ära teha või läbi minna nendest kohtadest või nendest nagu kitsaskohtadest, mida justkui noh, ei julge või ei taha, eks. et et sellest vaadatuna, mis oleks sinu sellised nagu lõpusõnad meie sellele vestlusele, et mida julgeda, kuidas julgeda, miks julgeda? meil on jah kuidagi hästi huvitavad sellised lood, kuigi ma ütlen, lugudel ei ole mitte mingit tähtsust, siis neil on huvitavad lood, et kui ma nagu noh, võtan selle julguse ja teen midagi nagu ära, et siis äkki läheb veel raskemaks. Hmm. Et noh, kuigi praegult on sitt, siis on see, noh, see on sitt, aga ma lepin selle sittaga, aga ma ei taha, et veel sitemaks läheb. Minu kogemus on see, et kui sa julged ja päriselt teed, siis minu kogemus on alati see, et alati läheb kergemaks. Isegi jumalikult kergemaks. Ehk ma olen alati öelnud, et kui sa, noh, meie tegelik olemus on ju vägi või selline sisemine jõud liikuda sellesse reaalsusesse ja luua, siis su vägi on alati kinni seal, kus sa tunned kõige suuremat sellist hirmu ja vastupanu. Ja miks just, et sa nagu ei avaneks oma selle tohutul potentsiaali unikaalsusele ja annetele, mille pärast sa tegelikult oled siia tulnud. Ja need on need uskumused, mis on tulnud tegelikult läbi põlvkondadega, me ei pea elama tegelikult täna enam niimoodi, kus elasid meie esivanemad, ma ei tea, mingi 5 või 6 või 7 põlvkonnada tagasi, kus oligi elu teistsugune, eks. Ehk tegelikult võib-olla vaadata seda, et ma ei pea selle ka vana tarkvaraga nagu edasi minema, et nüüd on uus tarkvara, et kuidas see vastu võtta, see uus tarkvara avaneb tegelikult läbi selle, et mõista, et see vana tarkvara tegelikult ei toimi enam. Ta toimib ainult sellisel juhul, kui ma suunan tähelepanu sellele programmile või selle uskumusele ja annan talle energiat. Nii kaua ta täpselt toimib. Siin tekib küsimus, et aga ma ei tea, mul ju uskumus ongi, et raha tulebki raske tööga ja lalala, mis siin on, et töö või teed vaeva, siis tuleb lõpuks ka armastus või ükskõik mis, eks. Et mul ei ole seda kogemust, siis mu enda puhul nägin ka ära, et kõik räägivad küll, aga mul ei muutu midagi ära. Aga see taipamine tegelikult see, et see toimib ainult nii kaua, kui ma annan talle energiat sellele uskumusele, sellele mustrile ja ta saab sellest nagu energiat, et edasi nagu siis toimida, ehk tähelepanu on seal. Nüüd ma täna nagu, kui ma näen seda, siis see sõnum, mida ma endale nagu välja ütlen, on see, et ma näen küll seda enam, aga see ei ole minu jaoks enam tõde ja ma ei mängi sellega enam. Et sa võid vinguda, viriseda, tekitada mulle ebamugavat tunnet või sita tunnet sisse, aga see oli see vana programm, mul on juba uus laetud ja nüüd ma keskendun selle uuele. Kuigi ta tahab vahepeal nagu ikkagi kätte mind saada. Ma ei anna sinna energiat enam ja see ongi see põhiasi, et ma ei anna sinna energiat nendele hirmudele, ma ei anna energiat nende varasema uskumustele ja ma tahan näha kogu tõde, mis tegelikult nagu on. See tõde võib olla nagu alguses natuke ebamugav, sellepärast et kui harjunud oled mugavustsoonis elama, siis see tundubki ebamugavana. Aga ma usun, et kui sa saad selle mingi väikse kogemuse kätte, kas või väikse sammu ja küsidki, et sa tahad seda kogemust näha, siis mida rohkem sa tegelikult saad neid väikseid kogemusi, seda rohkem sa tegelikult hakkad mõistma või taipama või teadvustama, et tegelikult sa lood hoopis teistmoodi elu. Ja need vanad uskumused programmid tegelikult enam ei toimi. Seega minu nagu lõpusõna võib-olla ongi see, et kui sa tunned mingit tohutut vastupanu või hirmu, sa sinna peakski minema. Ja see ei tähenda seda, et see on mingi väga ebamugav, vaid võib-olla lihtsalt vaatad seda korrast, kus on tekkinud su sisse, miks ta räägib seda lugu sulle, et sa seda kindlasti ei teeks. Ja kui sa ütled endale välja, et aga ma tahan näha tõde, et kas see on tõde, mida mulle räägitakse praegu või see programm räägib. Ma usun, see sealt tuleb juba vastuseid sulle ja sa näed, kuidas edasi liikuda. Väga sügavad sõnad. Ja et julgeda vaadata sinna, kuhu me vaadata ei taha, no see tõesti, see on, ma ütleks nagu meistriklass omaette. Ja julgeda vaadata seda nagu rahulikult, et see ei pea veel tähendama midagi või sellest ei saa veel midagi, aga lihtsalt minna sinna sisse ja olla selle ebamugavusega ja siinjuures kas või näiteks sellesama, et see keha puhastamine, et see ei peagi olema mingisugune hull asi. See võib olla tegelikult väga meeldiv asi või nagu tõsiselt meeldiv kogemus. Et võib-olla osata seda hoopis niipidi vaadata. No just, et minu kogemused on küll nii, et sinna paastu sisse minnes või külmapraktikaid tehes kõige ebamugavam hetk on sees, kui sa seda kraani hakkad keerama, eks. Aga pärast sa oled ju, hea on olla, eks. Paastuga on sama asi tegelikult, eks.
et kui sa nüüd paastu nagu ära teed, siis lihtsalt hõljud ringi ja käid ringi, ige on väljas kogu aeg, hea on olla. tunned tohutut rõõmu. aga see ongi see, et see, mul üks tuttav, hea tuttav ütles, et nagu noh, imestab nagu inimesi, kes julgevad neid paaste teha ja pimedasse ruumi minna ja nagu ennast vangi panna, onju. siis tegelikult ma ju nägin läbi ja tegelikult, et aga mis siis, kui sa tegelikult eladki praegult vangis läbi selle niinimetatud loo, et sa vangis oled, tegelikult sa vabastades vanglast hakkad nägema tõde hoopis. hästi oluline koht, et me elame nagu duaalsusmaailmas, et see, mida me näeme, on tegelikult vastupidi kõik, eks. ehk keskendume sellele, me arvame, mis on tõde, aga mis siis, kui tõde on hoopis vastupidine hoopis. ja nii ta kipub olema ja see on ka see üks põhjus, miks ma oma selle Youtube'i kanalit hakkasin nimetama Upside Down, noh, eesti keeles oleks ta pea peal, aga inglise keeles siis Upside Down, et paljud need asjad on just vastupidi, nagu täiesti teistpidi. Et ja üks huvitav nüanss siia juurde, et mida ma olen täheldanud nüüd noh, peale paastumist siin mingisugune nädal aega või midagi sellist, ma hakkasin täheldama seda, et tegelikult minu meditatsioonis oleku ajad on pikenenud ja nad on nagu see, mul on tunduvalt lihtsam ennast fookuses hoida, nagu kordades lihtsam. Sest mu kehal ei ole enam neid, noh, mis iganes protsesse, ebamugavusi ja nii edasi, et need nagu tasud on seal väga-väga mitmekordsed. just, et kui see hea sõnum, et kui ma hakkan nagu teadlikult keha armastama, siis keha hakkab meile seda vastu pakkuma, et kõige parem tunne, mida kogeda sa saad, on see, et ma ei tunne oma keha. see lihtsalt, ta on nii kerge, nii hea on olla kehas olles, et ta ei valuta kuskilt, ta ei tõmba kuskilt, ta ei noh, hea on olla kehas. see on siis keha nagu tänu sellele, et ma olen keha armastanud. ja selles kehas on nüüd tohutult äge seda elukogemust nautida. ja ja kõike seda ka nagu uute silmadega näha, et siin neid võimalusi on nii palju ja selles suhtes see porikärbse ja mesilase näide, noh, see on ideaalne. Kuule, aga veel kord hästi suured tänud sulle nende mõtete jagamise eest ja oma vaatenurkade nagu tutvustamise eest, et sinuga on alati olnud rõõm vestelda nendel ja ka just nagu sellistel nagu silmi avavatel teemadel. sul on nagu see võime tuua neid perspektiive kuidagi väga sügav. Igal juhul suur tänu sulle. Suur tänu sulle ka, et kutsusid. Ja eks me siis vaatame, kus ja millal me järgmine kord kohtume või vestleme.